Ma olen Anne Õuemaa, ma olen coach, superviisor ja koolitaja. Ja igapäevaselt ma töötan juhtidega, meeskondadega, spetsialistidega, kes töötavad inimestega. Nii et minu põhifookus on toetada neid inimesi, kes tahavad paremini suhelda, paremini juhendada. Neid oskusi ma siis õpetan ka. Minu esimene kokkupuude MI-ga oli väga võluv. Ma töötasin siis noorte valdkonnas ja oli aasta 2012 ja me saime teada ühest imetabasest koolitajast, kes õpetab mingit väga imelist asja ja me peame ta kindlasti oma noorsootöötajatele tellima. Ja siis ma töötasin sellel ajal linnavalitsuses, noorsooteenistuses ja me tõesti tellisime selle koolituse ja tuleb välja, et see oli motiveeriva intervjueerimise koolitus. Ja ma pean tunnistama, et sellest esimesest kohtumisest ma armusin sellesse meetodi, sest mulle tundus, et see on midagi väga võluvat ja täpselt midagi sellist, millega saad suhelda inimestega, kes võib-olla tunduvad sellised natuke keerukad või tõrksad või ambivalentsed. Ja ma siis õppisin seda ja juhtus niimoodi, et mind kutsuti ka edasi õppima jätkukoolitusele ja ühel hetkel oli väga loomulik käik, et ma õppisin motiveeriva intervjueerimise treeneriks. Nii et täna ma pakungi oma ettevõtte alt motiveeriva intervjueerimise treeninguid. Ja ühe asja ütlen veel, et ma kasutan seda ka oma töös klientidega, et see on üks minu põhilisi meetodeid. Neid meetodeid on veel, aga see on üks, mida ma väga armastan. Ja ma mäletan seda, et kui ma õppisin coachiks ja superviisoriks, siis mul oli väike eelis teiste õpingukaaslaste ees, sest mul oli olemas selline pakett motiveerivast intervjueerimisest, mis lubas mul kohe õppimise ajal tööle hakata. Nii et ma tegelikult ei tundnud ennast üldse nii ebakindlalt kui võib-olla mõni kolleeg toona. Siis, kui ma kohtusin motiveeriva intervjueerimisega, siis ma töötasin riskinoortega. Ja ma tundsin seda, et ma olen mingit sellist meetodit otsinud. Ma intuitiivselt tegin mingeid sarnaseid asju, aga kohtumine motiveeriva intervjueerimise põhitõdede ja tehnikate ja strateegiatega ja protsessidega andis mulle suure vabanemise. Ma tundsin, et see ei ole kuidagi põhjendamatult pehme suhtlemine, kuidas ma suhtlen, et pigem see on selline strateegiline ja kui miski riskinoorte puhul võimaldab muutumist, siis on see suhtlemisstiil. Nii et ma sain teadlikumaks, kuidas päriselt kasutada professionaalses töös suhtlust, mis viib muutuseni. Organisatsioone on erinevaid. On ju avaliku sektori organisatsioone, kolmanda sektori ja ärisektori organisatsioone. Ja praegu olen ma suuresti töötanud avaliku sektori ja kolmanda sektori organisatsioonidega, kus ma olen MI-d õpetanud ja rakendanud. Ja ma olen näinud küll selliseid muutusi organisatsioonides, kes võtavad põhjalikumalt MI baasil kujundatud suhtlemisstiili kasutusele. Nii et ma olen näiteks ühes Tartu koolis aidanud juurutada sellist motiveeriva intervjueerimise vaimsusega coachingu stiili. Nii et kui ma õpetan inimesi ka coachima, kuna ma olen ju coach, siis paljuski see põhiõppe baseerub minu jaoks motiveerival intervjueerimisel, sellel vaimsusel, nendel tehnikatel, protsessil, strateegiatel. Nii et minu jaoks on hästi oluline, et me lihtsalt ei suhtle või ei teosta mingisugust mudelit organisatsioonis, vaid me õpime endale tööriistu, mida me saame ka kuidagi loominguliselt kombineerida ja kokku panna. Nii et ma olen näinud tõesti mõne kooli puhul ka, kuidas õpetajad on muutnud oma suhtlemis- ja juhendamisstiili ja seal ongi tekkinud sellised mentorid pigem kui õpetajad. Ja ma tean isegi seda, et osad need mentorid, kes on õppinud minuga koos MI-l põhinevat coachivat suhtlemist, on ka noortele koolis hakanud õpetama
selliseid coachiva suhtlemise oskusi ja ma kujutan ette, et nad on võtnud ka selle vaimsuse sinna üle kanda. Nii et mina näengi, et ideaalis me kõik võiksime osata mingisugust suhtlemisstiili teadlikult. See ei tähenda seda, et me peame kogu aeg ennast kontrollima elus, kuidas me räägime, aga minu meelest organisatsioonides oleks vaja sellist toetavamat suhtlemist ja sellist suhtlemiskultuuri ja juhendamiskultuuri, mis ei takista töö tegemist. Nii et oluline on see, et me nende suhteprobleemidega, mis meil on tööl, et selle asemel me saaks teha töötada oma klientidega, viia läbi mingisuguseid ühisloomeprojekte ja sageli ikkagi omavahelised suhted võivad takistada ühisloomingut ja nende tulemuste saavutamist, mida tegelikult organisatsioon tahaks saavutada. No esimesena tahaks öelda seda, et ma arvan, ühelegi juhile ei tee liiga see, kui ta EM-i baasoskusi tunneks ja teaks ja oleks läbi katsetanud. Aga kui ma peaks siit midagi valima, mingi väikese ampsu, siis ma valiksin täna siin toolil istudes motiveeriva intervjueerimise vaimsuse. Võib-olla ka sellepärast, et ma alles hiljuti olen mõelnud sellest, kuidas juht, kes käib kuskil koolitusel ja hakkab näiteks kasutama coachivat suhtlemist või millis iganes sellist inimkeskset või lahenduskeskset juhendamisstiili, siis ma olen kuulnud, kuidas töötajad ütlevad, et see ei ole veenev. Et olgu autoritaarne, nagu ta oli, et siis ma vähemalt saan temast aru, aga praegu ta on muutunud kuidagi selliseks nagu salakavalaks ja ma nagu üldse ei loe teda, et see on nagu näitemäng. Ja selle põhjal ma ütlen, et sellised suhtlemisstiilid on näitemäng organisatsioonis siis, kui inimene, kes seda kasutab, ei kanna selle meetodile kohast väärtust. Ja sellepärast ma täna rõhutan motiveeriva intervjueerimise väärtust. Nii et minu meelest on oluline, et me teadvustaksime, et me võime saada häid tulemusi, sest me loome hea kontakti, siis kui me mõtleme, et me oleme partnerid, siis kui me aktsepteerime ennast, me aktsepteerime teist inimest ja kui me suhtleme nii, et me toome esile seda, mis peab selles protsessis juhtuma. See on nüüd eraldi trikk, seda tuleb õppida. Ja loomulikult on oluline ka osavõtlikkus, et ma ei sõida üle laipade, vaid ma arvestan selle ressursiga, selle tööjõuga, kes mul on, sest inimesed on tavaliselt ettevõtte ja organisatsioonide kõige suurem rikkus. Kus on inimesed koos? Seal tuleb ikka igasuguseid teemasid ette. Mina saan jagada oma kogemust, et kuna minu fookus on rohkem sellisel organisatsiooni kultuuril, selle uurimisel, kujundamisel, teatud kokkulepete tegemisel ja teatud suhtlemisoskuste omandamisel ja juhendamisoskuste omandamisel ja praktiseerimisel, siis mina tooksin ikkagi välja selle, et kujutage ette, kui meil oleksid tööl paremad suhted, sellepärast, et me oskame strateegilisemalt ja hoolivamalt suhelda, siis meil läks palju rohkem aega päris tööülesannete tegemiseks. Ja sageli need tööülesanded, mida me peame sooritama, nõuavad teiste inimestega suhtlemist ja kui me ei julge anda kriitilist tagasisidet hoolivalt või me ei julge väljendada oma vajadusi või me ei julge konfliktiga minna siis lõpuni, vaadata sellele otsa, uurida seda lahendada, et siis paljud asjad jäävad toppama nii tööl kui isiklikus elus. Nii et mina julgeksin öelda, et natuke naljaga pooleks, et iga tiim võiks treenida ennast kuulikindlaks konfliktide vastu. Ehk siis, kus võimalik, seal me neid heade juhendamise suhtlemise oskustega ennetame ja kus see ennetamine ei ole võimalik,
et seal me siis läheme ja uurime seda nii, et me üksteist austame ja proovime hoida partnerlust ja proovime leida lahenduse. Nii et minu enda jaoks on ka praegu huvitav teema, et kuidas vastanduda nii, et me ei läheks konflikti. Et loomulikult motiveerivas intervjueerimises üldsegi vastandumine ei ole tööriist, et need on need teised suhtlemisstiilid, aga oluline on siin ka teada, et juhtidel ja spetsialistidel, kes töötavad inimestega, nendel võiks olla selline mitmekülgne tööriistakast. Ehk siis motiveeriv intervjueerimine on kuskil hea, kus inimene on ambivalentne või natukene selline vastupanus. Ja on mingid meetodid, kus juht peab jälle ennast kehtestama. Nii et siia üks tore lugu ka, et kui ma olen õpetanud põhioskusi, siis päris mitu korda on mõni õppija juht minu käest küsinud, et aga kuidas see siis on, et kas see tähendab seda, et kui mul on vaja keegi lahti lasta, et siis ma pean ta käest küsima, et kuule, et kas sa oled valmis, et ma lasen su lahti. Ja siis me ikkagi jõuame selleni, et igal pool motiveerivat intervjueerimist ja coaching ut ja veel mingisuguseid juhendamisstiile ei saa kasutada. Et see, et sa oskad erinevaid inimesi hoidvaid juhendamisstiile, ei tähenda seda, et mõnikord sa pead olema väga otsekohane ja tegema julgeid ja karmi otsuseid, ehk siis täitma oma juhtimisülesannet. Mulle ikkagi tuleb meelde see kool, kellega ma töötasin ja kellest ma algul rääkisin. Seal ma panin motiveeriva intervjueerimise elemendid, vaimsuse strateegia ja protsessid coachingu võtmesse ja me tegelikult tegime selle kooliga koos sellise sisulise projekti, kus me disainesimegi, kuidas algul õpib mingi grupp õpetajaid seda meetodit ja rakendab seda õpetajate peal ja edasi me tegime koolituse ja treeningu õpetajatele ja nemad hakkasid seda õpilaste peal rakendama. Vahepeal olid supervisiooniprotsessid, kus nad siis rääkisid nendest raskustest ja õnnestumistest, mis rakendamise protsessis on ilmnenud. Me arutasime selliseid keerukamaid juhtumeid ja treenisime edasi oskusi ja ma arvan, et me tegime seda lausa paari aasta jooksul mingite vahedega, et see oli täiesti selline eraldi disainitud projekt. Ja ausalt öeldes lõpptulemusena need õpetajad kasutasid motiveeriva intervjueerimise vaimsust, tehnikaid ja ka coachingu mudeleid ja põhimõtteliselt nad suutsid juhendada õpilasi nii, et nad ei öelnud enam ette, mida tuleb teha loovtööna või kuidas seda täpselt teha, vaid nendest olidki saanud sellised, ma ütleks, coachivad, vaimus coachivad mentorid. Ja tegelikult kogu see kooli osa oli üles ehitatud sellisele põhimõttele, et kõik õpetajad suhtlevadki nii oma õpilastega ja nii lapsevanemad kui ka õpilased andsid tagasisidet, et see tõesti toetab noorte soovi ise asju uurida, ise teha, võtta vastutust, põnevaid asju korraldada. Nii et tegelikult mina ütleks tagasisidena nii, et see kool sai rohkem hakata täitma seda ülesannet, mida kool võikski kogukonnas, ühiskonnas täita. Et ta toetas iseseisvate mõtlejate, tegutsejate kasvamist. Ja motiveeriv intervjueerimine on üks selliseid meetode, mis väga hästi sobib sellise eesmärgi saavutamiseks. Nii et see oligi selle kooli suhtlemise juhendamiskultuur. Aga mis ongi oluline, et ma mõnikord valin, et kui kliendil on mingi tellimus, et tal on mingi mure, et ta tahab, et kuidagi töötajad kas juhendaksid teistmoodi või suhtuksid teistmoodi, suhtleksid teistmoodi, siis ma tegelikult eelintervjuus ma proovin aru saada, et kus see murekoht on ja siis ma pakun kas motiveerivat intervjueerimist või coachivat suhtlemist, mis on minu puhul ikkagi pikitud motiveeriva intervjueerimisega. Nii et ma proovin võimalikult täpselt disainida selle treeningu, selle koolituse kliendi vajadusele ja enamasti nad siis soovivad luua mingisugust suhtlemiskultuuri
muutust, mingit juhendamispraktika muutust. Aga see on nii vahva, sest see on kaasaegne. Ma arvan küll, et Emmi on minu suhtlemist üldse mõjutanud. Esiteks ma suhtlen sageli teadlikumalt ja ma arvan küll, et mul on isiklikus elus olnud mitmeid olukordi, kus on asjad läinud võib-olla kriitiliseks ja tänu motiveeriva intervjueerimise mingisugustele tehnikatele või oskustele ma olen kuidagi suutnud ennast rahustada ja kuidagi seda olukorda hoida kontrolli all, nii et on võimalik olnud ikkagi vestlemine. Ja minu elukaaslane praegu ütleb mulle ka nii toredalt, et sa oled nii kannatlik inimene, et sa oled nii hea inimene, et sa proovid inimesi mõista ka siis, kui enam tegelikult enamus inimesed seda teha ei tahaks. Ja ma mõtlen, et võib-olla see on ka seotud minu motiveeriva intervjueerimise lembusega. Ehk siis see vaimsus on minu jaoks nii oluline, et me aitame üksteisel olla inimesed, normaalsed inimesed. Nii et ma arvan küll, et on mõjutanud. Aga mul muidugi tuleb meelde ka selliseid humoorikaid juhtumeid. Et ma mäletan, mul oli kunagi üks kaaslane ja ma kasutasin siis ka peegeldusi ja avatud küsimusi ja mida veel. Ja siis see kaaslane ütles mulle, kuule, miks mul on tunne, et ma olen nagu nõustaja juures? Ja siis mina olin natuke nõutu, ma olin siis just hakanud motiveerivat intervjueerimist õppima. Ja ma mõtlesin, et tegelikult kõik inimesed terves maailmas võiksid suhelda motiveerivat intervjueerimist kasutades, et siis oleks kõik suhted palju normaalsemad. Ja ma läksin selle murega oma õpetaja juurde ja ta ütles mulle nii toredalt, et vaata, et selline professionaalne kontekst ja isikliku elu kontekst, et need võivad olla ikkagi kaks eri asja. Et isiklikus elus ei pea alati kaalutlema kõike, et sa võid olla seal nii, nagu sa oled ka. Ja võib-olla tõesti, et kui sa ennast nagu liiga palju kontrollid, et siis teisel inimesel hakkab veider, sest sa nagu ennast ei avaldagi. Ja ma olengi aru saanud, et on kaks täiesti eraldi asja, et on selline isiklik suhtlus, lähisuhtlus ja siis teine on see professionaalne suhtlus. Mina õpetan professionaalset suhtlust ja mõnikord teen ka sellist nalja, et ma ütlen oma grupile, et teate, isiklikust suhtlemisest ei tea ma midagi, sest ma õpetan professionaalset suhtlemist. Ja seal on nagu terake nalja ja seal on suur terahunnik tõtt, sellepärast et professionaalsel suhtlemisel ja juhendamisel on erisused võrreldes sellise tavalise igapäevase suhtlemisega, võrreldes. Ja minu jaoks on see, et kui ma töötan inimestega, ja see on minu töö, nagu see täna on, siis ma töötan nende inimeste heaks, et nemad saaksid paremini õppida, teha mingi muutuse, teha mingi projekti, viia selle edukalt ellu, kujundada häid harjumusi, mida iganes. Ja siis ei ole minu ülesanne olla see tark inimene seal, kes teab, kuidas neid asju teha. Siis ma suhtlen, ehk ma juhendan professionaalselt. Ma just meelega ei taha seda sõna nõustama siin kasutada, et mitte tekitada sellist vanaaegset seost, et nõustamine tähendab nõu andmist. Tänapäeval see 100% nii ei tähenda üldse, aga ma nimetan seda juhendamiseks. Nii et siis ma juhendan professionaalselt ja ma töötan selle inimese heaks või selle meeskonna heaks. Nii et ma uurin, kuhu neil on vaja minna, mis probleemi nad lahendavad ja ma vestlen nendega nii, et nad saaksid sinna liikuda. Aga nüüd isiklikus elus, kujuta ette, kui ma hakkaks suhtlema oma partneri või sõprade või perekonnaga ainult nii, et nendel oleks hea olla, et nad saaks ennast teostada, kui pikalt see oleks huvitav isiklikus elus. Ehk siis professionaalses suhtlemises, juhendamises
ma ei pea üldse nii palju ennast avaldama. Aga isiklikus elus, no inimesed tahavad mind näha, et kui pikalt on huvitav, kui ma küsin kogu aeg oma kaaslase käest, et aga kuhu sa täna õhtul minna tahaks? Mida sina täna süüa tahaks? Ehk siis see on selline libe tee, et pigem see hakkab meenutama kaassõltuvust isiklikus suhtes, aga professionaalses kontekstis selline kiindumatu professionaalne neutraalsus, näiteks EMI vahendeid kasutades, toetab inimese liikumist soovitud suunas. On küll. EMI on muutnud minu mõtlemist inimestest, sellest, kuidas nad suhtlevad, miks nad osutavad vastupanu millalgi mõnele asjale, mõnele teemale, mõnele muutusele ja üldse, kuidas on loomulik muutuse tsükkel. Et ma olen sellest teadlikum ja ma ütlen ausalt, et see annab suure vabaduse, sest ma ei pea muretsema, miks see inimene praegu surub vastu. Paljud asjad ei ole ju üldse minu kui vestluspartneriga seotud. Kuigi täna ma tean ka seda, et kui me teatud viisil suhtleme või juhendame, siis võime olla just meie juhendaja need pidurid, kes takistavad inimesel muutuda, õppida, terveneda, saavutada oma eesmärke, nii et ka selle teadlikkuse on motiveeriva intervjueerimise õppimine ja rakendamine mulle andnud. Nii et ma olen teadlikum ja ma ei võta kogu maailma ebameeldivaid emotsioone, vastupanu, mida me nimetame ebakõlaks motiveerivas intervjueerimises, enda kanda. Et ma saan aru, et peale minu on veel palju teisi faktoreid ja inimestel on ka enda teemad elus. Nii et teadlikkus on see märksõna. Et oma töös vesteldes inimesega ma kuulen tänu motiveerivale intervjueerimisele ära, kus see inimene muutuse tegemise skaalal on. Ja vastavalt sellele saan ma valida selle juhendamis- või suhtlemismeetodi, tööriistad. Nii et kui ta on sellises faasis, kus tal on vaja kahelda ja kaaluda, siis ma ei survesta teda plaani tegema. Ehk siis ma oskan tänu sellele teadmisele olla empaatiline, anda ruumi inimesele enda protsessiks ja inimesed on tegelikult väga tänulikud selle eest. Tundub, et maailmas on palju survet ja survestamist. Nii et kui meie hulgas oleks rohkem inimesi, kes suudavad juhendada nii, et nad ei avalda survet seal, kus seda pole vaja avaldada, siis ma arvan, liiguksid inimesed ka kiiremini edasi. Ehk saaksid paremini muutuda seal, kus vaja. EMI on selline meetod, mida kindlasti ühel juhul, kes töötab inimestega, kes juhib inimesi, tasub kokku puutuda, veel enam tasub õppida, tasub rakendada. Mulle tundub, et rakendades EMI-d muutub inimene ka ise kuidagi inimlikumaks. Ja see, mida ma kuulen, mida organisatsioonides inimesed vajavad, on see, et nad vajavad inimlikke juhte, inimlikke juhendajaid. Ja ma arvan, motiveeriv intervjueerimine on täpselt see tööriist, mis võimaldab elegantselt, hoolivalt, selgelt toetada inimeste muutust ja õppimist.